No minu puhul oleneb see täiesti arvuti koostööst. Kümneid ja kümneid kordi. Kui päev algab, siis avaneb ka Excel ja pigem on, ma arvan, küsimus see, et mitu Excelit mul lahti on, kui päev lõpeb. Et Excel ei lähe kunagi kinni. Mõnikord tuleb 2 korda päevas, mõnikord tuleb 50 korda päevas ja mõnikord on 10 Excelit lahti. Korraga on, ma arvan, mingi 20. Ma arvan, et 3, 2, 1, X-lookup. Minu lemmikvalem on X-lookup ja sum-ifs. Lemmik on VLOOKUP, ma arvan. No kui fail jookseb kokku ja ära ei seivinud ja kõik läheb nihu. kui sul ei ole kõik teised failid ka alla laetud. Kõige suurem fail on ikka siis, kui Excel crashib. Ikkagi suurem fail on, kui oled tund aega tööd teinud, 1,5 tundi või rohkemgi ja siis ei seivi ja paned kinni. Või arvuti teeb restarti. Ja siis tuleb online'i lihtsalt kasutada, online versiooni. Teen Excelis tööd ja kõik Exceli failid lähevad kinni ja umbes 3,5 tundi tööd läheb raiskusele pealt. Kui tabelis on sorting funktsioon ja sorteerid, ma ei tea, tähestikulises järjekorras, aga osa sellest tabelist ei ole filtreeritud nii-öelda ja kogu tabel läheb nässu. Soovitan väga kasutada alt-funktsioone. Power Query. Eelistada põhimõtteliselt Excelit Wordile, vähemalt ma ise seda teen hästi palju. Exceli shortcutid. Lifehack on eelarve teha Excelisse, oma igapäevane eelarve ja siis VLOOKUPiga pangakannetest tõmmata enda igakuistesse siis tabelitesse andmeid. See on lifehack. See teeb kõik väga lihtsamaks ja arusaadavamaks.